Meie järgmise loo kangelanna on Reet Linna, kes on ühtekokku ETV ekraanil käinud juba 32 aastat. Korvid on olemas, joped on olemas. Ta on nagu lahe naabrinaine, kes pakub kohvi, lobiseb paar sõna lahedalt juttu ja on üldse üks vahva mutt. Minul on see lugu, et ma olen seente tegija suht koht hea, aga ma võin seentega nagu purki minna. Igal juhul nüüd juhib ta Prillidoosi saadet. Tüdrukud on kõik head. Nii, tüdrukud lähevad seenele. Ja praegu otsib ta metsas seeni. Reet, palju sa saanud oled juba? Ja mul on, ütleme niimoodi, et väga kerge kast me saaksin. Seene kaste ühele. Nad olid praegu jutukad, kõik olid kolmekesi. Kõige rohkem tegelikult rääkiski see proua, kes ütles, et ta üldse seeni ei armasta. Kõik nahistavad mööda metsa nüüd. Teie võite mikrofoni panna, me läheme otsima, kas me leiame selle seene kohalt üles või ei leia, kas on üldse lootustki. Ära ole nii pessimistlik, oleme positiivsed. Oleme positiivsed, ei, ma olen positiivne ju. Reet ja võtteplats Reet ja inimesed, mis on tema fenomen? See, et Reet saab inimestega väga hästi kontakti, et kui sa Reedaga kuskile lähed, siis esiteks teda juba tuntakse ja teiseks ta on kuidagi niisugune soe inimene, et teda usaldatakse. Ma tean, et režissööridel on mõned saatejuhid, kes on sellised peavalujad, et nad on kontrollimatud ja teevad seda, mida ise tahavad. Milline Reet on? Reet on kiire, püsimatu ja talle ikka, mina näiteks, mina olen päris kiire jooksja, aga Reedale ma järgi ei jõua. Nüüd on seal Jüri. Kas sa tuled siiapoole ka? Mul on siin proua Lea, kellega tahaks rääkida. Kui me räägime Prillidoosist, et ma mõtlen, et ta oleks võinud juba seda ammu teha, seda saadet juhtida, et kes siis veel, kui mitte see inimene, kes anna anteks Reet, aga pensionär on see sõna, jah. Et ma arvan, et ta saab väga hästi selle saatega hakkama, eks. Aga kui heast rääkida, siis tekkis meil üks väga tõsine küsimus. Kui vana on siis vana? Mina tean sellele vastust, aga me käisime seda pärimas ka Tallinna tänavatel ja uskuge, need vastused olid väga erinevad. Kuidas sa tunned ennast uues rollis Prillidoosi saatejuhina? Lõpuks ometi saade omaealistele. Absoluutselt iseendale hakkan nüüd tegema, et ma arvan, et ma olen selleks täiesti valmis ja küps. Ma natukene mõtlen iseenda jaoks, et võtta, ma olen öelnud sellise lause, et ma olen nagu vanade jaoks noor ja noorte jaoks vana, et ma olen kusagil seal kahe vahepeal, et ütleme, minu mõttelaad lubab olla noorem, minu, ütleme, bioloogiline vanus ütleb juba, et räägib teist juttu ja katsu see seal vahepeal hakkama, ja siis ma olen mõelnud, et ma peaksin jääma selliseks, nagu ma olen ja ma usun, et sellest on mõnel ikka rõõmu. Üks konn väike või mingi asi? Väike või mingi asi? See on konn. Konnapoeg. Kus sa jumakene? Prints. Anna musse. Ja seal on musse anda, siis veel saaks. Võib olla, jah. Kuidas Reet Linna fenomen peitub? Rahvalikkus. Ta on lihtne. Ta on eetris arusaadav, ta on loogiline. Ja ta oskab inimesi hästi avada ja inimesed saavad kuidagi temast hästi aru ja tulevad kaasa. Ja mis see kõige tähtsam ongi ühel saatejuhil, kui inimest rääkima panna ja teda osata ära kuulata. Ja ära kuulata Reet oskab. Kui sa vaatad tagasi oma aastate peale, mida on tegelikult ETV-s olnud ju päris pikalt, sa oled väga pikalt töötanud meil, et mis on kõige eredamad mälestused, sellised pealkirjad? No kõik algused on ikka alati kõige toredamad ja mõtlen, kui me tegime seal 78-79, kui me tegime Muinaslood muusikas Valter Ojakääruga seda muusika-ajaloolist saadet ja siis edasi, kui me tegime rahvusvahelise koostööprojekti Ilda Tähti Kaheksimiku Alataluga, mind valiti sinna saatejuhiks, mis oli jälle selline sündmus, mis tundus, et kõva sõna väga, eks, ja sa oled ikkagi rahvusvahelisel ekraanil. Kuivõrd Viru Foxi olen selgeks saanud ma. Ka tipp oli siis, kui ma tegin Kuulus või kummaline sarja, mis oli siis esimene meie üldse telemaastikel, kus toodi saade väljapoolt, formaat sisse ja Ameerikast ja suured bossid käisid, vaatasid meid üle. Seda ma tegin 6 aastat ja see oli meil edetabelite tipus neljapäeva õhtuti, nii et see oli nagu see, mis avas nagu äkki kõik teed. Ma mäletan seda saadet, kui see saade hakkas, et kui see ettepanek tuli ja Reet ütles, et talle tehti ettepanek, et see on nagu mingisugune pensionäride saade,
noh, jutud käisid, keegi pole seda näinudki veel seda saadet, et mis see saate endast kujutab, et on mingi pensionäride saade ja mina pean hakkama seda juhtima ja esmaspäevasele päevale pannakse see eetrisse, et noh, kes seda vaatab, seda saadet? See oli raamatupidamise jaoks, ta kirjutas välja antud pall, üks tükki. Keda on... Ärge nüüd jahuge, küsige edasi. Meil aega küll. Mida Prillitoos juurde saab sinu näol? No ma arvan, et elurõõmu, kindlasti seda optimistlikku mõttelaadi. Väga raske on küll nendele inimestele, kes on üksinda, kellel on väga raske, kellel on palju muresid, öelda, et oi, me oleme nüüd väga positiivsed, hakkame rõõmsad saated tegema, aga ma siiski püüan sinnapoole. Ja teine asi on see, et me tahaksime nagu seda vaatajat noorendada. Sest minu mõttelaad ütleb seda, et kui inimene on 50, siis on keskiga käes, sa oled elanud tegelikult ju olulise osa oma elust juba. Et see on meie elu näitab seda ja samas minna siis 50 pluss kuni nii kaua, kuni jaksame, eks ole, ja uusi rubriike ka. Läbi elu, elame veel, on minu põhimõte. Aitäh sulle. Läheme metsa, teeme võidu. Kes saab rohkem seeni on võitu? Meil on suht võrdselt praegu muidugi. Ma üritan anda endast parima. Okei.